Üks väike värdjas päkapikk, kes oli pikk kui tuletik, käis aknalaual sittumas, mu mutile läks kittuma, et mina tegin aknalaua täis ja tema ainult sussis studil käis. Rahi valevorst. Ma pikalt mõtlema ei hakan, kumb oli aknalaual kakan, ostsin roti lõksu ja panin lõksu plõksuma, käis öösel ilgel litakas, jäi lõksu plõkstis sitakas. Nüüd ei küll pärse lõhki raisk. Mis öösel toas oli juhtunud, miks päkajaht oli luhtunud, miks ühest gnoomist saanud kaks, pikk tuttav on, kuid võõras paks, läks järjest huvitavamaks, kui püksid maha ajas paks. Mitte muhvi käis olnud, mis toimub. Paks ütleb siit jagub kahele, mul kargas peeru vahele ja hüppelt umbes poolel teel. Ta hüüdis pikk kutsu sõpru veel, see jutt lõi hamba verele, kogu päkapikku perele. Ja siis küsis pikk päkapikk minu käest nagu muuseas. Hei mees, äkki tuled kolmandaks, saaks rivi teha pikemaks. No kuule jäme lilliputt ja sina kõrend pikem kutt. Tee ülvest mölast koppon ees, kohe teen, et perses vesi keed. Muusika! Mis juhtub siis, kui aken jäänud avali, sealt lendas sisse tihaseid, nokkima minu lõikur lihaseid. Näed, lõhki nokitud on rosin, selle ümber gnoome tosin, lapsed kartke päkapikke, päkapikk teeb persenikke.